Tere, head kuulajad, mina olen Egle ja seekordseks fookusteemaks on meil kooli lõpetamine. Peagi heliseb paljude õpilastele viimane koolikell. Rõõmu ja elevust on palju, kuid mida sügisest edasi teha, see on veel ilmselt paljudel lahtine. Noorel tegijal on külas Töötukassa karjäärikeskuse karjäärinõustaja Triin Parts. Tere! Ja Jakob Vestalmi gümnaasiumi abiturient Harriet Vassiljev. Tere! Ja teiega siis teemegi täna juttu kooli lõpetamisest ja karjääri planeerimisest. Me kõik muutume ja areneme ajas. Asume täitma uusi elurolle, läheme kaasa ühiskondlike muutustega ja vastavalt sellele teeme muudatusi ka oma tulevikuplaanides. Mis on karjääri planeerimine ja milleks üldse oluline on? No karjääri planeerimine on selline natukene võib-olla ettemõtlemine, võib siis ka nii öelda, et ma natukene vaatan tulevikku, mis ma tahan, millest ma unistan, mis minu eesmärgid on, ja siis ma hakkan sinna neid samme seadma. Et võib-olla see plaan läheks nii või see unistus läheks täide või see eesmärk täituks. Et ma mõtlen natuke ette ja panen sammud paika ka. Ja karjääri planeerimisel on, võib-olla tuleb ka lisaks niisugune infopool ja see ka, et võib-olla ma pean mingid sammud enne tegema, et ma saaksin järgmist sammu astuda. Et ma ei saa lihtsalt, et teen seda, et ma pean natuke nagu läbi mõtlema ka oma võimalusi, et mis ma üldse saan. Ja miks ma seda ikkagi soovitan nagu teha, ongi see, et see on ka võib-olla loob natuke turvatunnet ka, et ma nagu mõtlen ikkagi ette ja ma enam-vähem tean, mis mind ees ootab, mul on mingid asjad läbi mõeldud, loomulikult tuleb ootamatusi, seda ma üldse ei ütle, et planeerimisel ei tule ootamatusi, aga jah, see aitab natukene oma samme ikkagi läbi mõelda ja minna selles suunas, mida sa tahad, et sa saad seda juhtida. Et muidu, kui ma lihtsalt teen midagi ja lähen vooluga kaasa, siis ma ei juhi ka protsessi üldiselt. Millal sina, Harriet, hakkasid esimest korda enda tulevikule suuremalt mõtlema? Ma arvan, et ikkagi gümnaasiumi alguses, et siis tekkis mul kindel idee, mida ma teha tahan ja kuidas ma seda teha tahan. Et jah, gümnaasiumi algus on selline hetk minu jaoks, kus ma realistlikult hakkasin planeerima oma edasist tulevikku. Millised tunded või emotsioonid see tulevikule mõtlemine sinust tekitab ja mis on võib-olla need suuremad teemad, et millele sa mõtled? Ma arvan, et need emotsioonid on pigem selline elevus ja natuke ka närv, et see on ju mingi tundmatus, mida ma veel ei tea ja siiani veel ei ole kindel. Aga ma mõtlesin ilmselt kõige rohkem just ülikoolide valikute peale, mis võimalused mul on nii Eestis kui välismaal, et need on need põhiasjad, millele ma oma fookuse siis panin. Kui nüüd mõelda tulevikule, siis kuidas mina gümnasistina või siis põhikooli lõpetajana peaksin neid otsuseid või valikuid langetama? No esimene asi on, et ikka iseendast lähtuvalt on ju. Et nõuandjad on kindlasti palju ja kõrvalt sõbrad teevad ka igasuguseid asju ja mõtlevad igat moodi, aga loomulikult iseendast lähtuvalt, et mis mulle siis meeldib, mida ma siis tahan teha. Jälle sama nagu enne rääkisin, millest ma siis unistan, kui kõik oleks võimalik, mida ma siis teeksin, on ju. Võib-olla põhikoolis on seal mänguruumi vähem, on ju, et gümnaasium kutsekool, aga peale gümnaasiumit on juba kõik teed valla, on ju. Et mis seisus ma olen, kas mul on juba mingi huvi tekkinud, et siis on ju võimalik konkreetselt selle huviga edasi minna. Kas ma tahan selles, ma ei tea, huviga seotud töötada, kas ma tahan, äkki ma ei taha, ma tahan, et see jääbki mulle huviks, on ju. Et kõik sellised küsimused endale nagu enda käest küsida ja siis hakata vaikselt nagu edasi minema, et kas see huvi nagu jääb paika, et sellega võiks minna edasi või pigem ei, ma tahan midagi muud. Aga kokkuvõttes jah, kuidas siis otsuseid langetada, et loomulikult mõtle iseenda peale, mis sulle meeldib, proovi leida ise need, kui ei leia, küsi sõbra, küsi ema, küsi õpetaja käest, et millest tema näeb, et mul tuleb näiteks hästi välja või milles ma olen hea. Vaata, mis sa vabal ajal teed, ma ei tea, mida sa YouTube'ist vaatad näiteks või milliseid raamatuid sa loed või ma ei tea, podcast'e, mis teemad sind kõnetavad, et kas sealt võiks kooruda midagi välja, mis sulle meeldib. Ja siis on juba
mõistlik hakata infot otsima selle kohta, et mis siis sellega edasi, mis eriala, mis väljundilt üldse on, mis need võimalused on ja siis juba ongi võib-olla vaja hakata teha mingi valik ja otsus, et kas ma lähen seda suunda või otsustan, et ei lähe. Et teinekord ongi vaja mõtlemisaega rohkem, et kui ma ikkagi ärkan üles siin 12. klassis ja olen paanikas, et appi, mis ma nüüd teen, võib-olla ma ei jõuagi selle aastaga nagu selle selgusele ja võib-olla ma vajangi seda vaheaastat. Ja mul on olnud ka õpilasi, kes ütlevad juba nagu, ma ei tea, üsna varakult, kui ma neid sügiselgi näiteks näen, on ju gümnasiste, või abituriente isegi, et jaa, ma tean, ma võtan vaheaasta, et ma olen nii kindel selles, ma tahan näha elu enne, kui ma teen mingi erialavaliku, et lähen midagi õppima. Ja usaldada ennast selles mõttes, et iga otsus on õige, sest see on sinu otsus ja inimene teeb alati enda jaoks parima valiku. Sellel hetkel, mis ta tunneb, nii, ma pean otsustama, see ei ole ju nii, et ma otsustan, et nii, ma tahan halba valikut, milline see halb valik oleks, ma alati teen enda jaoks parima valikut, ärge kartke nagu otsust vastu võtta, et nii, ma lähen proovin ja õpin, ma ei tea, õpetajaks või ma lähen õpin, ma ei tea, bioloogiat näiteks. Aga kui sa nüüd oled, et kas ma teen seda ja mis ma nüüd lõpuks valin, on ju, kindlasti sa võid teha selle analüüsi, et kus ma näen võib-olla seda tulevikku või et millega ma ikkagi kõige rohkem tahaks tegeleda, kus ma võib-olla tööalaselt näen seda väljundit, on ju, et seal mingi eelistus ikka tekib, või ei teki, siis vali üks ja hakka minema. Et selles mõttes ka, et kohati see kogemuse saamine, proovimine annab 10 korda rohkem kui see, et ma jään sinna niimoodi, et ma ei tea, kas ikka see või siis ikka see ja siis ma lihtsalt nagu lasen sellel stressil tulla enda peale ja ma mõtlen ja kaalun ja siis ma ei suuda otsustada ja siis ma lihtsalt teen mingist pärast seal halva tundega selle otsuse, et ma nüüd lähen siis, aga tegelikult ma ikka ei tea, on ju. Tee see otsus ära, vaata, mis elu toob, võib-olla saad sa seal mingi, ma ei tea, tuleb see üks huviala, mis sul sinna maha jäi, võib-olla natuke tagaplaani tuleb juurde kuidagi, et kõik on võimalik, aga lihtsalt hakka kuhugi minema, et siis lähevad ka asjad nagu paika. Aga kui seesama nüüd otsus, mille ma olen enda jaoks vastu võtnud, saan ikkagi mõne aja pärast aru, et see ei ole nagu päris minu ala, mis ma siis teen? No mis sa teeksid siis? Istuksid maha ja nii, nüüd ma enam elus mitte midagi ei tee, ma tegin nüüd selle, sain teada, et mulle see asi ei sobi. No ilmselgelt vahetaks, aga samas tundub nagu selline ajaraisk, et miks ma siis kohe ei oleks võinud teha õiget valikut. Kas see on ajaraiskамine? Kui sa mõtled millegi oma elus, võib-olla millegi peale, mida sa kogesid, ma toon nüüd enda korra sisse, et mina õppisin 3 aastat ajalugu ülikoolis, Tartu ülikoolis ja mina sain ka aru mingil hetkel, et nagu, see ei ole minu teema, on ju. Aga mul ei olnud sellel hetkel plaani ka ja ma siis vägisi käisin lõpuni, aga ma ära lõpetada seda ikkagi ei suutnud. Aga praegu, ikka mitmed aastad tagasi ka, ma juba tundsin seda, et kui palju see mulle tegelikult andis. Ma sain sealt väga palju nagu tutvusi, mul on sealt väga hea sõbranna, ma sain sealt ülikoolis tohutult oskusi, et kui ma läksin juba teist eriala õppima, ma teadsin, kuidas referaate asju kirjutada, mul oskasin seda akadeemilist poolt, ühesõnaga mul oli nagu see akadeemiline võimekus juba nii hea ja jällegi silmaring oli tohutult nagu lai, ja ma ei kahetse üldse, kõige parem tudengelu oli ka, et selles mõttes nagu leidke üles need asjad, mida te tegelikult sellest kogemusest kaasa võtsite. Ka need õpikogemused võib-olla, mida ma enam ei tee, on ju, et võib-olla ongi see, et kui ma ikka tunnen, et asi ei meeldi, siis ma järgmine kord julgen nagu teha selle muutuse kiiremini. Näiteks, on ju. Kui sa nüüd, Harri, et mõtled enda põhikooli aja peale ja peagi eesootava gümnaasiumi lõpetamise peale, et kumb nendest lõpetamistest sinu jaoks selline olulisem või raskem tundub ja mille poolest? Ma arvan, et keerulisem on ikkagi gümnaasiumi lõpetamine selles mõttes, et põhikooli lõpetamisel sa teadsid, et kas sul on siis kutsekooli valik või gümnaasium. Mina olin täiesti kindel, et ma soovin minna gümnaasiumisse, ehk siis ma lihtsalt üritasin teha oma tulemused nii hästi, et ma saaksin sinna, kuhu ma soovin. Nüüd on nagu olukord teine, nüüd ma pean reaalselt otsustama ka, et mis erialal ma tahan nagu õppida, tegutseda, et mis mind päriselt nagu inimesena sütitab ja mida ma tahan teha. Et see on kindlasti keerulisem.
kui mõelda korraks siis selle kooli või eriala valiku peale, et kas või põhikooli nagu lõpetajana, kui palju on üldse õigust perel või lähedastel või sõpradel kaasa rääkida sinu karjääritee kujunemisel, et näiteks lapsevanem kas või ütleb, et ma ei tea, ma ei taha, et sa lähed sinna teise linna õppima, et jää siia? Jaa, et võib-olla põhikoolis on see nagu isegi nagu paratamatult vanem on ikkagi vastutaja ja kuidagi tuleb rohkem mängu, et vot ma tahaks, et sa lähed sinna, on ju, et on olnud mul küll selliseid nagu õpilasi ka, kes ütlevadki, et ema tahab, et ma läheks sinna, aga ma ise tegelikult võib-olla ei taha. Et siinkohal on ka, et see on keeruline koht, et ma saan noore seisukohast ka aru, sest vanem on ikkagi see, kes minu eest hoolitseb, vastutab, ma tahan ju temale ka head meelt valmistada, aga lõpuks, kui ma näiteks ei ole võimeline võib-olla gümnaasiumis õppima, mul ei ole näiteks põhikoolis on raske olnud, ma olen kuidagi vaevu ennast läbi vedanud ja võib-olla mul on eriala ka isegi kutsekoolis olemas, siis tegelikult on nagu tõesti see tuleb see jutuajamine nagu maha pidada ja lapsel nagu ka enda mõtted nagu lauale lüüa. Kokkuvõte on see, et loomulikult vanema arvamust võib nagu kuulata ja arvestada niimoodi, aga ma pean ikkagi tundma, et see on minu valik. Et ükskõik, kas see on siis see, et ma lõpuks on ju, ma ei tea, lõpuks on lihtsalt see, et kui ma lähen selle vanema soovi järgi, siis mingil hetkel tuleb ikkagi see ümberotsustus, et ma lähen võib-olla ikkagi, ma ei tea, mis iganes vahetan gümnaasiumit või mis iganes. Aga teinekord ka vahepeal, kui ma olen väga teadmatuses, ma ei oska otsustada, siis ma ütlen ausalt, nagu mõningal juhul ongi okei, kui ma ise olen nagu otsustamatu, ma ei suuda, ma ei tea, mida ma tahan ja ma ei suudagi seda ära teha, siis võib-olla vanem otsustabki minu eest. Et minul on sellised õpilasi ka olnud, kes ütlevad, ema, paneb mu katsetele kirja, et ma ise ei tea, ma vaatan siis, kuhu ma saan ja lähen. Ja kui sa oled selles etapis, siis nii ongi. Ega midagi teha ei ole, aga kui sa vähegi suudad, mõtle selle peale, et mida sina tahad, palun tee eeltööd, uuri koolide kohta, tunne huvi. Kui sa huvi ei tunne, siis on juba näha, et sul ei ole ilmselt motivatsiooni ja võib-olla ka distsipliini juba, et nagu käia koolis ja õppida näiteks gümnaasiumis ja tegelikult ka kutsekoolis, et leida see juurpõhjus, et võib-olla et kui on see, et vanemad tulevad väga julgelt oma soovidega peale ja ma ise jään nagu maha, et siis võib-olla ongi see, et uuri ise rohkem, nagu too neid argumente, miks sa tahad, miks on just see oluline, mida sa ise tulevikus näed, et kuidas see kool võiks aidata ja nii edasi, et leia neid viise, et vanematega võib-olla arutada ja näita, et sa ise tunned ka huvi ja oled valmis seda vastutust võtma oma valiku ees. Kui palju koolis räägitakse eriala ja kooli valikust üleüldse sellisest enesest selgusele jõudmisest? No ütleme niimoodi, et meil gümnaasiumis ei käinud karjäärinõustajat, sellepärast, et ma arvan, et see oli selline meie koolivalik, et meil jäi aega natuke väheks, aga mina vaatan seda niimoodi, et kuna mina olen humanitaarsuuna õpilane, siis meil on üpris palju erinevaid suunatunde, nii et see annab mulle ka juba pildi, et ütleme, kui ma olen seal ajaloo või psühholoogia tunnis ja ma tunnen, et see ei ole minu jaoks või ma üldse ei tahaks sellega tegeleda, siis juba see nagu aitab sul, sa saad midagi välistada. Ja näiteks samamoodi on ka põhiainetega, et kui ma ei ole matemaatikas hea, siis ma ilmselt ei lähe matemaatikat õppima, et juba see on tegelikult selline algne võimalus sul teha valikut. Ja, ma nõustun sellega selles osas, et kasutage neid toredaid valikaid, põhikoolis neid ei ole, aga ka põhikoolis, lähed gümnaasiumisse tegelikult väga suurt vahet ei ole, mis suuna sa valid, et lai ja kitsas matemaatika on seal see, suunaained on nagu lihtsalt siuke tore lisand on ju seal õppekavas, aga tegelikult ma ei tea, ma olen humanitaarsuunal, mul on lai matemaatika, ma võin minna IT-d edasi õppima, et see ei ole nii, et humanitaarsuunalt sa panid, ma ei tea, eesti keelt ja kirjandust edasi õppida, et tegelikult nagu, peale põhikooli on nagu, ei pea ära otsustama tohutult, kui ma lähen gümnaasiumisse, kutsekooli puhul küll on ju eriala. Aga jaa, kasutada gümnaasiumis valikaineid, ülikoolid pakuvad igast kursuseid, käige avatud uste päevadel, siis on need igasugused tudengivarjutamised, töövarjutamised, võtke osa, olge aktiivsed, siis ei ole seda kohta, et ma ei tea, on ju midagi, et kui ma olen juba proovinud, siis ma juba tean palju rohkem.
ja ma just tahaks ka nende nii-öelda valikkursuste kohta lisada, et ma ise olen ka võtnud Tartu ja Tallinna Ülikoolis erinevaid kursuseid ja see annab ka koolisiseselt sulle hästi palju plusse ja su silmaring laieneb, et läbi nende samamoodi sa saad ka teha oma valiku juba nagu lihtsamaks, et see on mind ennast ka aidanud, jah. Millele peaks sinu arvates gümnaasiumi astmes siis täiskasvanu elule mõeldes rohkem tähelepanu pöörama? Mis on need teemad, millest võiks rohkem rääkida koolis? No kui me mõtleme nagu täiskasvanu elu üleüldiselt, siis mina tunnen, et ma tahaksin rohkem infot sellise raha planeerimise kohta või kuidagi niimoodi, et ma elan ju praegu oma vanematega, ehk siis ma olen küll iseseisev inimene, aga tegelikult mul ei ole nagu 100% aimu, et kuidas see iseseisev elu välja näeb. Just see nagu materiaalne pool, et kuidas oma raha planeerida, kuidas seda ka võib-olla kõrvale panna, et see on ju väga suur osa iseseisvusest, et ma suudaks endast ise vastutada nii materiaalselt kui siis ülejäänud ajal ka. Et see on see, millest ma tunnen puudust. Kui me nüüd mõtleme kooli lõpetamisele, siis peamiselt räägitakse sellega seonduvalt ikkagi edasiõppimisest või siis eriala ja koolivalikust, aga millised valikuvariante on põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajal veel? Oi, neid valikuid on väga-väga palju, et see suur mõiste on võib-olla vaheaasta, on ju, et ma ei lähe kooli edasi õppima, et tavaliselt see vaheaastal ei lähe edasi õppimine, kõik muu läheb vaheaasta alla, et ma võtan mingi pausi. Ja selle pausi ajal siis, kes läheb, on ju, ajateenistusse, et see on üks populaarsemaid valikuid, eriti noormeeste seas, et ongi, et ma võtan selle aasta ja mõtlen, aga ma kandideerin igaks juhuks ülikooli ka, on ju, et siis saab akadeemilise võtta, on ju, et kui ajateenistusse asuda, et kui sisse saan siis. Aga tegelikult välismaale minnakse reisima, vabatahtlikuks tööle, kõik see välismaa teema, et ma saan siit Eestist ära, ma saan nagu täitsa lähedastest ja kõigest, et ma lähen nagu täiesti nii-öelda ennast otsima, on ju. Ja tegelikult ka Eestis saab olla vabatahtlik teha tööd, nii-öelda, ma ei tea, võtta kas või nii-öelda koolitusi, et võib-olla ei lähe päris nüüd tasemeõppesse, vaid võtan mingeid koolitusi ja võib-olla olengi siin Eestis ja käin nüüd rahulikult varjutamas, võtan võib-olla mõne kursuse, on ju, ja mõtlengi, aga ma ütlen, selle vaheaastal peab olema eesmärk. Tal võiks olla see, et kui ma tahan ikkagi edasi õppida, aga ma ei tea, mida, siis ma teengi selle selgeks vaheaastal. Mitte lihtsalt, et ma lähen vaatan, reisin, on ju, jah, ma näen ka, aga kui ma nagu ei otsi ka mingeid küsimusi või küsimustele vastuseid ja mul ei ole peas küsimusi, siis ma ei saa ka neid vastuseid. Ehk siis, kui ma lähen, kogen, teen midagi, et küsi ka, et mis ma siit nagu tahan saada või mis ma sellelt kogemuselt enda jaoks tahaksin leida või mis mõtetega ma tagasi tulen sealt välismaalt, et mis ma võiksin nagu targem olla või mille osas. Et vaheaasta võiks ka eesmärgistatud olla, jah. Kas tänapäeval, kui elukestev õpe on niivõrd tunnustatud, on peale gümnaasiumi üldse oluline, milline valik langetada? Sest kõigil on ju võimalus igal ajal põhimõtteliselt ümber õppida või juurde õppida või ennast täiendada. Selles mõttes on, et kui meil on tasuta haridus, on ju, ega siis riigile ei meeldi ka, et iga aasta valid uue, on ju. Et selles mõttes, idee on ikkagi, valida kohe ikkagi see nagu õige või vähemalt mis meeldib, on ju. Aga loomulikult ümber õppida ei pea, võib juurde õppida, et näiteks lähedki õppid magistris midagi juurde, on ju, täiendavalt või mingite aastate pärast mõtled, et tahaks võib-olla seda asja ka omandada. Aga see point on ikkagi selles, et ma ikkagi õpin seda, mis mulle meeldib ja võib-olla milles ma ikkagi tahaks natuke töötada ka, mitte lihtsalt, et ma ei tea, et lihtsalt lähen kuhugi, õpin ja kannatan ära ja siis õpin veel ja siis veel, on ju, et selles mõttes, mõelge ise, et kui te ise tahate väga kuskile sisse saada ja mõni teine lihtsalt läheb sinna nagu läbi vedama ennast, siis on ju tegelikult kahju, vaata. Et minge ikkagi sellele erialale, mis teid päriselt kõnetab ja motiveerib ja näete väljakutset ja nagu just see, mida te teha tahate, et see sõnum ka kindlasti võiks kõlama jääda, mitte päris, et suva, lähen. Aga kui suurt rolli üldse tööle saamisel või muudes elulistes küsimustes mängib see, millise valiku ma peale gümnaasiumi langetan, et kas ma võtangi selle vaheaasta või ma lähen välismaale vabatahtlikuks, et kas see üldse mängib mingit rolli?
kuidas see oleneb inimesest, ma arvan, et või mis mõttes rolli, et ma ei tea, tööle saamisel, et nüüd tööandja vaatab, et ma olen vähe aasta võtnud, et kohutav. Seda kindlasti mitte, minu meelest see on nagu täitsa normaalne, et jälle, näiteks mõni küsib ka, et ma olen väga mitmel töökohal olnud, näiteks 6 kuud ühel, siis 6 kuud teisel ja vahetan tihti etappi, kas see pole nagu halb, on ju. Et kuidas sa ära põhjendad seda? Et kui ma näiteks ütlengi, et ma võtsin vaheaastat, ma olin segaduses ja ma ei tahtnud minna õppima midagi, mis mulle võib-olla ei meeldi, või et ma tahtsingi, ma ei tea, töötada 6 kuud selles, ma sain aru, et see töö ei sobi mulle, läksin järgmisesse kohta, on ju, ma ei tea, lõpuks, toimus koondamine näiteks, mis iganes, on ju. Et ma selgitan nagu ära, et miks mul mingid valikud on, et ma arvan, et see on tööandjale väga nagu mõistetav või ma ei tea, et kooli kandideerimisel ka vahepeal vestlus on ju, et ma ütlengi, et ma tahtsingi seda aastat, et kui ma teen neid valikuid nagu teadlikult ja ma oskan nagu endale ka ära selgitada, miks ma need teen või vähemalt tagantjärgi, et võib-olla oli eksprompt valik, aga siis ma nagu pärast jõuan sellele, et mul oli seda vaja ellu, sest ma sain seda ja seda. Et põhjendamise küsimus. Mida, Harri, et sinu jaoks gümnaasiumi lõpetamine tähendab? See on hea küsimus. See tähendab nagu kõike ja samas ka nagu samamoodi, nagu me just rääkisime ka sellest vaba aastast, et tegelikult ei juhtu ka midagi, kui sa võtad selle vaba aasta, aga samas sa nagu mõtled, et ma ikkagi peaks kohe tegema selle valikust, et nii on ju õpetatud ja nii ju peaks. Et see tähendab selles mõttes väga palju, et ma kuidagi tunnen nagu mingit vastutust, et ma pean olema välja mõelnud, mis ma teha tahan. Ja minul on nagu selles mõttes hästi läinud, et ma juba, mul on nagu siht silmes, et mul nagu seda muret ei ole. Aga jah, see tõesti tähendab meie kõigi abiturientide jaoks väga palju, et just julgeda see otsus teha. Et ma julgen võtta vaba aasta, ma julgen minna proovida, et see on nagu see suur eluetapp. Mida sa gümnaasiumiajast igatsema jääd? Ma jään igatsema kindlasti oma klassikaaslaseid, oma õpetajaid kindlasti ja seda turvalist keskkonda, sest et ma olen oma koolis käinud praegu 6 aastat, ehk siis see on nii turvaline ja see on nii minu koht, et kuidagi jätta see kõik kõrvale, see on keeruline, aga samas on ka see elevus nagu kõige uues, aga kindlasti need inimesed on see, mis ma igatsema jään. Oskad sa tuua välja kuni 3 näidet, et mis on need asjad, teadmised, oskused, mis kool on sulle edaspidisesse ellu kaasa andnud? Kindlasti on andnud mulle põhiteadmised, see on ilmselge. Mul on antud edasi ka minu kooli poolt mingid kindlad väärtused, mis nii-öelda elus võiks sinuga kaasas käia. Ja mu kool on mulle andnud kaasa ka erinevaid kogemusi, kindlasti, erinevates valdkondades. Gümnasistidel on eksamiperiood juba alanud. Milliseid soovitusi eksamite edukaks sooritamiseks on Triin sul jagada? Mis ma ikka oskan soovitada, on ju? Neid on päris palju õpetajatelt ka tulnud neid toredaid soovitusi. Aga ma tegelikult ütlen seda, et valmistuge, aga kindlasti puhake ka, et enne seda eksamipäeva ärge nagu, päris hulluks minge, on ju, et ma nüüd, äkki tuleb seega, ja siis ma nüüd õpin, on ju, viimasel minutil, et laske peal puhata, et muidu ei kinnistu, et võtke rahulikult, valmistuge ja kõik läheb hästi. Ma toon siin seda ka, et alati on plaan B-sid, saab eksameid ka uuesti teha, need ei ole ka igavesed, koolid pakuvad alternatiive, et ka seda võib-olla endale lubada, et kui läheb ka halvasti, mitte midagi ei juhtu. Kõik elame edasi ja teeme valikuid edasi ja saame ka ülikooli sisse, et minu eksamid ka ei läinud mingi ime hästi, aga elan edasi ja olen väga rahul oma eluga. Mis sinu edasised plaanid on, Harri, peale gümnaasiumi? Ma kavatsen ikkagi ülikooli minna, et ma olen ka sellele vaheaastale natukene mõelnud, aga mul ikkagi peafookus on praegu sellele, et ma saaksin minna õppima ülikooli, et mind huvitab väga juura ja psühholoogia ja samas ka erinevad ajaloo, ongi ajalugu üleüldiselt. Ja mul ongi peamine plaan, et vahepeal ma mõtlesin ka välismaa peale, et see plaan pole veel täiesti kadunud, et mul paari kohta on, kuhu ma kavatsen kandideerida.
aga jah, praegu mul on ikkagi ülikool silme ees. Ja kuidas uude eesseisvasse peatükki suhtud? Elevusega ikka. Natuke olen väsinud kõigest sellest eksamist ja kuidagi seda kõike on korraga hästi palju, aga see väsimus kaob ära. Ta kaob ära. Mida, Triin, on sul koolilõpetajale öelda? No mis seal võiduka lõpuni? Ei, tegelikult ma arvan ka, et kõik läheb hästi ja naudi seda protsessi, millal sa veel saad neid riigieksameid teha, ainult üks kord elus võib-olla, on ju. Ei, selles mõttes jaa, et tegelikult see aeg läheb ruttu ja kindlasti ma arvan, et ükskõik kuidas ka edasised valikud ei tule, kindlasti sa leiad sealt oma selle kasuteguri. Jaa, ma loodan. Aga suur aitäh teile mõtete jagamise eest ja loodetavasti sai ka mõni kuulaja siit endale siis kasulikke mõtteid, millele otsuste langetamisel toetuda ja soovin teile palju edu. Aitäh! Aitäh!